tere käesurumissõbrad. Viirus on kohal, aga ärge muretsege, me oleme tugevad käesurud, on tugevad immuunsüsteem, on tugevad. Me sööme palju vitamiine, eks ole, te sööte ikka kollast ja punast paprikat, eks ole, kus on palju C-vitamiini, sidrunit, apelsini, tarbite, okei, väga hea. Õues käite jalutamas, D-vitamiini saate, okei, siis on kõik korras, siis te ei pea mitte midagi muretsema. Sööge šampiljone, kus on D-vitamiini, põhimõtteliselt C ja D-vitamiin ja te ei pea muretsema isegi, kui saate selle viiruse, see läheb teie seest niimoodi välja, et karjub ja kaob minema. Sööge sibulat värki, et trennivad mai-märtsi kuu lõpuni küll ära, sellepärast, et kes teab, vaata, ma ei taha, et HC Gym kinni pannakse, eks ole, et kui kellelgi avastatakse seal mingi viirus meie seast kas või, siis on nagu jama, et mitte, et mul see viirus oleks, aga lihtsalt, et ma ei tea, peske käsi, särke värki ja treenige edasi, kuna maikuu, 9. mai Pärnu võistlus ei ole ära jäänud, kindlasti mitte. Siin on nii palju aega, et selle aja peale on raudselt kõik juba maha rahunenud, kõik on korras. Ja treenige edasi. Jõusaal ei taha minna treeniga, siis kodus võtke mingi värvipossik tühi, pange sinna liiu või vett sisse. Tehke sellega pronatsiooni, raisingud, kõik asju. Seina ääres saab õlga teha, saate kätekõverdusi teha, võtke mingi kergem sugulane nendele turjale, saate kükke teha. Et variant on, et treenige edasi, et tegelikult on võib-olla isegi hea oma kehaga treening vahepeal, et te kõik vigastused kaovad ära. Lihased on ilusti ära taastunud, kõik on titi-miti ja ma arvan, et märtsi peale aprilli alguses me juba kohtume trennis. Kõik on tugevamad kui ennem, ilusti ära taastunud, nagu ma ütlesin. Ja mis siis veel, et ärge kartke, kõik saab korda ja olge tugevad.